Selle ilusa laulu saatel ja
ja toredate lastega ümbritsetult on Merle ka jõudnud siia altari ette Antsu kõrvale ja tohime nüüd ka seda laulatuse talitust alustada Jumala Isa ja Poja Püha Vaimu nimel. Teile on laululehed kätte antud, seal on 3 laulu, aga täna me laulame teise ja 3. laulu. Nii et kõigepealt laulame siis teise laulu täis imet ja täis armu saatusest. Me saate istuda. Ei ole hea, et inimene üksi. Seda ma arvan, et oskate teie väga hästi hinnata, et üksi olla ei ole hea, aga kahekesi on palju parem. Ja seda juba Jumal algusest peale loomises ütles, et nii see inimese elu on, et ta ei ole üksi elamiseks loodud. Jumal, kui me seda pilti kasutame, mida siis selles loomisloos kirjutatakse, võttis nüüd Aadama küljeluu ja vormis sellest küljeluust siis naise. No, eks seda kirja kohta siis interpreteeritakse igatepidi ja püütakse mõtelda, et mismoodi see asi peaks piltlikult, visuaalselt nüüd ka välja nägema. Ja öeldakse, et iga mees peab oma küljeluu ära tundma. Olete vast seda ütlust kuulnud, jah? Ja vaat näed, piiblist see ütlus tuleb. Kui
tunda ära õige inimene, siis tõepoolest see elu võib olla see ühtsus ja ühtehoidmine, aga tundmist on tarvis. Muidugi vahel võib oma iseendagi eluorganitega natukene vastuollu minna. Kui käsi väriseb, siis pahandab oma käe peale, miks sa värised? Ei ole ma rahul sellega. Või jalg teeb haiget, siis tahaks, et see jalg haiget ei teeks. Nii samamoodi võib ütelda, et vahel oma küljeluugagi võib olla nagu rahulolematu, aga eks see lõpuks peab leppima sellega, et oma osadest ei saa ma loobuda. See on, mis kuulub minuga ühte. Siis on ainukene võimalus leppida ja püüda siis seda lepitust luua. Tuleb ravida. Te olete täna sellises kaunis looduslikus vormis, mis siis vihjab sellele, et mõlemad olete looduse inimesed. Ma ei tea, kuidas teil tablettidega seos on, kas on, et tabletti ei võta, ainult loodusteed, aga nii on, et vahel me peame siis püüdma ennast kuidagi ravida. Ja loomulike asjadega ravida on kõige lihtsam. Ja üks loomulik elu osa on, ka mida siin laulatuses te endale igatsete ja palute, et Jumal oleks meie ravitseja. Tema tuleks ja tema aitaks ka lahendada kõik, kui juhtub olema mingisuguseid probleeme. Aga elu probleemid on pisike osa. Nüüd räägime elu rõõmudest. Elu on Jumala poolt mõeldud ka läbi selle sama kirjakoha, et inimene rõõmus oleks. Ta tunneks ennast täiustada. Ta tunneks, et minu elu on selline väärtus. Sealt vahepeal oli lugu ka, kuidas Jumal ka andis kõik loomad. Aga nägi, et nendest loomadest ei olnud sellele inimesele rõõm. Ainukene, mis rõõmu tegi, oli naine. Ja selle naise tundis mees ära, nüüd see on üks olemiseks vaja. Ja sealt tuli üks suurem tarkus veel. Olla üks. Mitu teid siin praegu on? Üks tervik. Üks tervik, täpselt õige. Me näeme küll kahte pilti, on ju, aga me näeme ühte tervikut ja nad tahavad selle terviku luua oma jah-sõna läbi, aga Jumala õnnistusega seda veel katta. Et oleks see Jumala katus peal ja Jumal oleks nende üle. Ma ikka toon näidet sellest sõrmusest, mis mul enam käest ära ei tule, sest meil on 32 aastat see sõrmus sõrmes olnud ja sinna ta on jäänud. Aga ta on jäänud sellepärast, et see sõrmusel on 2 ringi, 2 poolt. Ja see sõrmus on terve. See 2 poolt ei ole lahti võetud. Kui sõrmus saab sõrme pandud, siis see on ka see täiuse tunnustus, kus need 2 poolt on ühte liidetud nii, et see sealt enam ära ei ole. See enam lahti üle. Ja kui ka on vaja, siis alati on Jumal ütlemas, tule, küsi nõu. Tule, ma õpetan sind. Tule, sa oled ju liidetud selle kõige suurema tarkuse külge. Ma olen sinu abi selleks, et sa tunneksid elust rõõmu. Et sa tunneksid seda täiuse väärtuse ja sa mõistaksid, kui oluline on, et mitte üks on. Üksinda üks. Vaid kaksinda üks. Et olla kahekesi üksi.
Ja selles on meie elu väärtus, kui me taipame, et meil on Jumal loonud eluks ainult ilusad hetki. Ta ei ole meid kohustanud kehvade hetkeks. Ja kui ma mõtlen selle peale, ka nende tööde tegemiste peale, mida te teete, eriti Merle erilise sellise Anni peale, mida ta ka lastega töös annab, nähes seda katkist elu, siis kindlasti südames on see, et elada ise ja anda edasi seda tervet elu. Sest seda elu rikutust on meie ümber väga palju. Aga elu hoidmist, seda me saame luua, kui me taipame Jumala andi inimesele, mis on elurõõm. Ja nii tahan teid saata siit altari eest ja kutsuda teid jälle tagasi siia altari ette. Ikka ja jälle, et tulla ka selle nähtava altari ette, tulla nähtavalt Jumala ette, tunnetades seda sideme olulisust ja seda elu toe tarvitust. Altari ette ei tulda mitte ainult nõrkuses, võib tulla ka nõrkuses, aga siia tullakse ikka rõõmust. Ja jäägu see side selle kirikuga, jäägu side teil Jumalaga, jäägu side teil teine teisega ja hoidke seda katust, Jumala katust oma pea kohal ja laske Jumalal oma teed juhtida, siis on see nii kaunis ja lilleline, nii kõrgele lendavate päästukestega ja kiirelt sibavate elu keerdudega, nagu need päästukesed teevad. Et sellest sädinast ja elu rõõmust võiks teil jaguda. Ka siis, kui kepp ehk ühel käes, kui ühe käe all on, et teise käe all oleks tugev toetus, nii nagu praegu. Olgu issand teid õnnistamas ja teid saades selle teed. Aamen. Aga nüüd teiegi, kes te olete täna siin tunnistajateks ja selle laulatuse kaasosalised, tõuskem, et kuulata Jumala sõna ja panna tähele, mida siis meile Jumala sõna ka ütleb. Nii nagu juba kuulsite sinest esimesest koosraamatust, kordan natukene üle, aga panen veel vähekene juurde. Nõnda ütleb issand, kas te ei ole lugenud, et looja algusest lõi meheks ja naiseks ja ütleb, see ei ole hea, et inimene on üks. Ma tahan temale teha abi, mis talle on kohane. Sellepärast jätab inimene oma isa ja ema maha ning hoiab kindlasti oma naise poole. Ja need kaks peavad üks liha olema, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahuta. Aga võtke ka südamesse apostli sõna abielu rahva kohustest ja õigustest. Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Naised, olge allaheitlikud oma meestele, nõnda kui on ohus issandas. Aga ehtige endid, kui Jumala ära valitud pühad ja armastatud südamliku alastusega, heldusega, alandusega, tasanusega, pika meelega, sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebus teise peale. Nõnda kui Kristus
teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Ja peale selle kõige ehtige ennast armastusega. See on kõige täiuslikum side. Ja Jumala rahu valitsegu teie südames, Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas ja kõik, mida te iial teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa, tema läbi. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves. Aga viimaks, kuulge, mis apostel kirjutab kristlikust armastusest, mis on abielu aluseks. Armastus on pikameelne. Armastus on täis helgust. Ta ei ole kade. Armastus ei suhustele. Ta ei ole iseennast täis. Ta ei ole viisakuseta. Ta ei otsi omakasu. Ta ei ärgata. Ta ei pea meeles paha. Ta ei rõõmusta ülekohtust, aga tõepärast ta rõõmustab. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei väsi iialgi ära. Selle sõna peale küsin ma nüüd sinult, Ants, kes sa täna peegne seisuses. Jumala ees, kes kõik teab ja näeb ja nende tunnistajate kuuldes. Kas sa tahad, Merle, sinu pruudiks, oma kristlikuks abikaasaks võtta, teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada, koos temaga vastu võtta rõõmu ja risti, õnne ja õnnetust, ega taha teda ka iialgi mitte maha jätta, ega ennast temast ära pöörata või lahutada. Olgu siis, et kõige väärne Jumal teid üksteisest lahutab ajaliku surma läbi, kui see on nüüd sinu südames tulev tõsine nõu, kindel tahtmine, siis kinnita seda üteldes selgesti jah. Jah. Ja nõnda samuti küsin ma nüüd sinult, Merle, see täna pruudiseisuses Jumala ja nende tunnistajate ees. Kas sina tahad, Ants, kes sinu peigmeheks on, oma kristlikuks abikaasaks ja peaks võtta, teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada, austada, ühes temaga vastu võtta õnne ja õnnetust, rõõmu ja risti, ega taha teda ka iialgi mitte maha jätta, ega ennast temast ära pöörata või lahutada. Olgu siis, et kõige väärem Jumal teid üksteisest lahutab ajaliku surma läbi, kui see on nüüd ka sinu südamest tulev tõsine nõu, kindel tahtmine ja igatsus, siis ütle selle peale selgesti jah. Jah. viisteist 25. Pärast küsin, miks ma seda ütlesin. Ja nüüd palun sõnused siin. Issand Jumal, õnnista neid sõrmuseid ja aita, et Ants ja Merle elaksid truuduses, sinu rahus ja sinu tahet järgides ning kannaksid neid sõrmuseid teineteist armastades. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Ja nüüd Ants, siis sõrmus. Võid hakata panema. Sõrmus on ristikoguduses abielu tunnuseks. Tema peab alati Jumala ees teile meelde tuletama ja inimeste ees tunnistama. Et te olete üksteisega kristlikuks abieluks kokku antud ja pühendatud. Nii, Merle, nüüd sina siis.
Ja nüüd tulge, andke oma käed siia. Sõõrmusega käed mõnda. Sellepärast, et te üksteist kristlikuks abikaasaks igatsete. Seda ka Jumala ja juures olevate tunnistajate ees olete avalikult kinnitanud ja selle peale üksteisele laulatus sõrmuse ja käe andnud. Laulutan mina teid ühte kristlikuks abielurahvaks, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Mis Jumal on ette pannud, seda inimene ärgu lahti. Põlvitage nüüd siia tänupalveks. Sinu poole on kõige väärin Jumal alaste taevas. Ülendame oma südamed tänades sind selle eest, et me tohime iseendile oma elu igal ajal sinu kaitse ja juhatuse alla anda. Me palume sind täna Antsu ja Merle eest. Ütle sina oma jah ja aamen nende nõu ja tõotuse kohta, mis nad täna avalikult sinu ja koguduse ees on kinnitanud. Ja võtta nad oma käe kõrvale sellel teel, millele nad nüüd käsi käes astuvad. Aita ja juhata neid ja kõiki abielupaare oma vaimu läbi, et nad tõsises Jumala kartuses ning südame ja elu puhtuses, väsimatus armastuses ja kõikumatus ustavuses üheskoos elada. Luba neile iga päev oma abi ja õnnistust kogeda ja ka tänuga vastu võtta. Anna neile viimaks oma taevases riigis igavene eluase oma armsa Poja ja Issandaja Jeesus Kristuse läbi, kelle nimel nüüd ka üheskoos palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saadu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paistama pale sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Ja laulame nüüd oma laululehtede 3. laulu. See on siis Taevane Isa, sa käskisid ühte neid minna.
silmad on tubi. Vaata, sa oled ilus mu kallim, tõesti kurva. Su huuled tilguvad kärjemett mu pruud. Sul on keele all mesi ja piim ja su riiete lõhn on otse kui Liibanoni lõhn. Jooda mind oma suudustega, sest sinu armastus on parem kui vein. Tehke selle sõna järgi. Ja naine on õigele poolele. Olete viisakad inimesed, siis ütlen, et laulatus on teie viisakuse alus. Kui te peate kusagil lauas istuma, siis kumbale poole te oma naise istuma panete? Ei ole paremaga poole istuma. Seepärast, et mees peab alati lauas teenindama paremal pool olijat. Kes on paremal? Oma naist tuleb teenindada. Aga naine peab võtma nii palju, et mehele jääks ka. Nii, aga need head tarkused on öeldud, elu on üldse tarkusi täis. Ja samas on ka nii, et eks me ütleme sõnu, aga peame neid sõnu kinnitama oma allkirjaga. Ja nüüd palun siis, Ants ja Merle, olge head, tulge siia poole. Siin, naisel jääb pulmapäev kindlasti meelde. See on tema jaoks ikka väga tähtis sündmus ja tema sellest suurt ei eksi. Mehel on sellega vahel nagu natukene probleem. Mina ei eksi. Nii, aga siis, et sinu ilmeksimatust kinnitada, ütle, mis päev täna on, Mikles? 20. august 2022 aasta, Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev. Väga õige, et kuigi siis see iseseisvusdeklaratsioon kirjutati öösel alla, aga teie olete oma siis nüüd ühisele iseseisvusele, iseseisvale elule kirjutanud või oma jah-sõna ütelnud. Mis kell? 15.25. 15.25 oli, jah, sest üldse laulatus meil hakkas kella 3. 15.25. Nii et kella siis tuleb alati vaadata, et siis on teada, et nüüd on see õige hetk käes. Ma ei tea, kas lilli peab sellel ajal kinkima kingi hommikul, siin on lihtsam. Aga sellele dokumendile tuleb siis ka teie allkirjad panna, nii et olge head. Pane selle vana allkirja. Nii, Ants ka. Aga teise allkirja saate veel panna, aga sinna veel natuke siis. Nii. Ja kirikus olen kuulnud, et keegi tahtis, et talle öeldaks seal ka selles ilmalikul registreerimisel, et kuni surm teid lahutab. Et see on küll selline kiriku mõte, sest me teame, et see eluaeg on meil lühikene, igasuguseid muid probleeme tekitada, kui ainult elada ja rõõmu tunda. Et siis see surma lahutamine on üks tähtis punkt.
Ja seda tõotust, mida te siin tõotasite, saate nüüd igal päeval oma kodus vaadata, võite selle isegi ära raamida, nii et ka siia saate oma allkirja panna, mina kirjutan ka siia alla. Nii, olge head. See saab teile täitsa ilusaks meeldetuletuseks, kus seda tõotust ikka ja jälle vaadata. Nii. Ja mina panen siia pitsatiga alla, sest kõik asjad peab ikka pitsatiga kinnitama, siis nad on kindlad. Nüüd siit annan teile vajalikud paberid kaasa. Aga need ma võib-olla annan siin tüdrukute kätte, nemad siis saavad hoolitseda selle eest, et nad alati õiges kohas on. Ja nüüd olge hoitud õnnistatud, Jumal teiega sellel teel ja rõõmustage siis teineteist selle ligi olemise, hoidmise ja ka armastuse jagamise. Õnnistage Jumal teie teel. Nüüd aga palun kuna marssi, et siit ka siis pidulikult välja liikuda.